Tennise podcasti Matchpall toob teieni Tallink. Jah, kahju, et ma inimesi muretsema panen, aga millegi nagu sellisest suurepärast moodi muretseda ei ole, et võib-olla oligi, et mul oli selline momentum ja siis seal Madridis kuidagi nii-öelda lasin ise selle käest, et mängisin ühe väga hea seti ja siis lasin nii-öelda selle mängu endal kuidagi käest, et läksin samamoodi natuke liiga negatiivski enda sees ja siis jah, ma ei oska öelda, et võib-olla selline natuke nagu enesekindlus on ära kadunud, aga nüüd ma üritan tasapisi seda tagasi saada jälle iga mänguga, et iga võit annab palju juurde ja ma selles mõttes midagi otseselt lahti minuga ei ole, et midagi, ma arvan, et väga palju, et päris paljudel nii-öelda muidugi ideaalis oleks, kui oleks terve aasta selline sujuvas joones liiguks kõik paremuse poole, aga päris paljudel naismängijatel ka nagu nii-öelda kõrgematel kohtadel on selliseid kehvemaid ja paremaid perioode, et ma üritan nüüd nii-öelda need paremad perioodid oleks nagu veel paremad, kui nad on olnud. Ütleme, tinglikult nimetame seda madalseisuks, et kas on nagu ainult peast kinni tunned see või on seal mingi füüsiline väsimus ka kõrval või kuidas sa hindad? Võib-olla peale seda Stuttgardi turniiri oli kõik kuidagi väga nii-öelda selline raps oli peal ja võib-olla siis oli korraks selline nagu füüsiliselt ma tundsin, aga viimased, ma arvan, 6 aega sellega ei ole küll mingit pistmist, et ma tunnen tegelikult, et tehniliselt ja trennides ma mängin võib-olla parimat tennist, mis ma olen mänginud ja ma arvan, et mu tehniliselt ja kõik nii-öelda sellised asjad, et eks mõned asjad on ikka, mida saab paremini teha, aga pigem muus ma arvan jah, et see on sellises enesekindlus ja need on nii väiksed sellised asjad, mis mõjutavad seda, et see ei ole otseselt, et nüüd ma ei oska eeskätt midagi lüüa. Jah, samamoodi, et oli raske mäng, et ma ei tundnud ennast väga mugavalt väljakul. Oli just see katte erinevus on nagu nii suur ja harjumatu ja kui mängida siin rohkem lihtsalt iga mäng nagu enesetunne läheb paremaks. Kolmandast setist ka natukene tundus, et pidid võitlema seal väsimusega ka natukene või kuidas sa ise hindad seda? No ikka jalad olid näiteks kange ja mul sükest kerget liikumist ei olnud, nagu ma näiteks Pariisis tundsin. Ja ma teadsin seda, mida oodata, et kui ma jään väga pikka punkti mängima, siis ta on nagu päris hea, et mul oli parem, kui punktid on lühemad. Aga ma olen taga varem mänginud, ma teadsin. Ja mul sellist mingit närvilisus küll ei olnud nagu just selle tulemuse pärast, lihtsalt pigem olin natuke närvis, kui mul servi tulnud välja või teed mingit tobedaid asja, et enda peale, aga seisu peale mitte. Tennise podcasti Matchpall toob teieni Tallink. Tere tennisesõbrad! On teisipäev 2. juuli. Wimbledoni tenniseturniiril jääb selja taha teine võistluspäev ja rõõm on tõdeda, et esimesest ringist tulid läbi mõlemad meie naistennisistid. Anett Kontaveit alistas eile ameeriklana Shelby Rogersi ning Kaia Kanepi oli täna parem šveitslana Stefani Vögelest. Mõlemad võidud tulid küll raskelt, aga peaasi, et tulid. Järgmises ringis on Kontaveidi vastaseks kolmapäeval ehk siis homme Suurbritannia teine reket Heather Watson. Kanepi läheb neljapäeval vastamisi maailma 13. reketi Belinda Bencic'iga. Minu tänasteks stuudiokülalisteks on 2 tennise inimest, kellest üks on ka mitte just väga kauges minevikus Heather Watsoniga tenniseväljakul kohtunud, kuid enne kui nende juurde tuleme, on mul Skype'i ühendus Wimbledonil kohapeal viibiva kolleegi Raul Ojassaarega. Tere Raul, kuuled sa mind? Jaa, kuulen küll. Klassikaline sissejuhatus, kui ajakirjanikuga selline telefoniühendus on, et oled sa kõhu täna täis söönud, oled sa jõudnud? Jaa, olen küll jõudnud erinevalt esimesest päevast, kus ma tõesti esimest korda sõin vist hommikul või õhtul kell 8, siis täna nii hommikul hotellis, kui siis ka nüüd ühe korra siin päeval Wimbledonis jõudsin süüa küll, nii et kõik on korras. Kuidas restoranis toit on? Kallis, aga täitsa hea tasemega, võiks nii öelda. Päevarahadest tuled välja ikka? No vast tuleb jah, et kuna ma väga palju siin söönud ei ole, tegemist on lihtsalt nii palju, siis see
kannatab selle 17 euro eest ühe kausi pastat ära süüa. No räägi, sinul on see esimene suure slam'i turniir, seni oled telekast vaadanud neid suuri matše. On vähe teistsugune tunne ka nüüd väljaku ääres viibida, kui tead, et sellest sõltub ka sinu kojuminek? Ja on ikka, et see üks asi see kojuminek, aga teine asi see mängutase ja kõik see, mida sa nagu oma silmaga näed, see on ikka hoopis teine, et kui ma läksin esimene päev, vaatasin natuke neid mängijate treeninguid, siis see oli ikka, seda oli äge nagu vaadata, et kui kiiresti, eriti meesmängijate puhul, kui kiiresti need servid tulevad, kui tugevad need on ja kui madal see pall võrgu kohalt ikka üle vihiseb, et see oli tõesti nagu väga, väga äge kogemus vaadata lähedalt ja siiamaani on äge. Räägi, sa nägid ka Nick Kyrgiose treeningut, seal olevat ka natuke kino saanud. Ja see oli päris naljakas, et see oli kusjuures päris huvitav lugu oli, kõigepealt ma läksingi niisama, vaatasin vaba hetk oli, et lähen vaatan, mis seal treeningväljakutel nagu toimub ja istusin seal sükse esiritta maha mingisuguse pingi peale, väga ei süvenen, nagu mul ei olnud seda paberit kaasas, et kes kus mängib ja tükk aega seal nagu mängisid mingid onud. Ja siis üks hetk see onu, kes minu pool seljaga oli, pööras ümber ja vaatasin, et ohoo, et see ei ole mingi suvaline onu, et see on Roger Federer, et kuidagi juuksed täiesti teistmoodi sätitud niimoodi, et nagu alguses ei saanud arugi ja siis pärast hakkasin vaatama, et ma ju korra isegi mõtlesin, et lööb tagant kätt täpselt nagu Federer, et selles suhtes oli nagu omamoodi kogemus, aga siis jah, Federeri seda treeningut oli nagu natuke igav vaadata lõpuks, et mängis nii hästi, et läksin seal paar väljakut edasi, kus oli siis jah, tõesti Nick Kyrgios ja Gael Monfils mängisid oma sparringut ja see oli ikka tunduvalt sükse meelelahutuslikum, et seal Kyrgios minu arust lõks 2 reketit ära trennis ja seal igast sõimusõnu ja asju nagu lendas igale poole, aga see kõik oli nagu siuke pooleldi naljaga, et tegelikult oli väga äge seda vaadata, et ühe korra oli ka nimelt, kui see halva löögi peale vihaseks, siis võttis palli, virutas selle kuskile, ma arvan, et see läks pargist välja reaalselt. See oli ikka väga kuskile silmapiiri taha see pall lendas, et tõesti oli äge vaadata. No ju ta nägi, et Delfi ajakirjanik on kõrval, et tuleb show'd teha. Ega sinu puhul võib-olla oleks see tõesti nii olnud, et mind vaata nii palju veel ei teata ilmselt. Mul ikkagi 3 suurt slammi on ju. Aga räägi tänased muljed. Kaia Kanepi pakkus jälle pingeid televaatajatele ja fännidele koha peal. Võidunumbrid 5-7, 7-5, 6-4, mitte just kõige veenvamad, aga nagu sa ise ka intervjuus ütlesid, et peaasi, et võit ära tuli. Ja seda küll, et see mäng oli tõesti nii üles-alla käis, kui veel põhimõtteliselt käia sai, et seal Kanepil ju esimeses setis oli niimoodi, et iga kord, kui ta suutis vastase servi murda, siis tundus, et äkki nüüd see sett nagu Kanepi poole kaldub. Aga iga kord, kui ta ära murdis, siis ta järgmist game'i enda pallingul nagu hoida ei suutnud ja lõpuks Vögele siis võttiski selle esimese seti ära, nii et tõesti väga sükselt raskelt see mäng tuli, hästi palju lihtvigu, hästi palju servivigu, hästi palju neid nii-öelda võrgu tripsuga serve ja see kõik nagu venis ja lõpuks oli just 2. Raul, ma pean ütlema, et väga halb ühendus on. Ma proovin sulle veel viimaseks paariks küsimuseks telefoni otsa võtta. Nii, proovime nüüd, äkki on parem. Proovime. Tehnika on meil siin nagu on ja ka London ka kõige lähemal ei ole, aga homme Heather Watson, Anett Kontaveit, päris magus vastasseis, eriti just publiku mõistes. On juba teada, mis kell ja mis väljakul? On küll, et Eesti järgi kell 3 päeval siis ja number 1 kortil ehk siis suurelt teisel väljakul see kohtumine toimub päeva esimese mänguna. Ehk siis tõesti Kontaveit saab ka päris suurel väljakul nüüd ära mängitud, et Kanepi pidi seal täna kogu kompleksi kõige väiksemal väljakul hakkama saama, aga Kontaveit saab siis tõesti sellel päris suure uuenduskuuri läbinud, nagu ma aru saan, seal peaväljaku kõrval oleval teisel väljakul mängida. Millised sinu enda ootused homse suhtes on ja nii palju, kui sa oled siin seal koha peal viibivate eestlaste või treeneritega suhelnud, et mida ennustatakse?
no mul tundub, et ikkagi pärast, Anetiga endaga rääkides pärast seda esimest mängu, et see selline madalseis vahepeal, mis tal siin oli, et see ikkagi, ta ise vähemalt väitis küll, et ei ole nagu mingisugune eriline, mingist kindlast põhjusest tulenev, et see on lihtsalt mõned ebaõnnestunud mängud võib-olla, aga ei nagu, ta ise küll ei arvanud, et sellest peaks nagu midagi rohkem välja lugema, et see esimene mäng ka, mulle tundub, et talle endale ka nagu sobis see rohkem ja ta ise ka ütles tegelikult, kui ma küsisin selle kohta, et vaata see esimene sett, kui ta võitis 6-0, et kui ta oleks tal teise seti ka 6-0 võitnud niimoodi, et vastane nagu mingisugust vastupanu ei osuta, siis ma arvan, et see ei oleks olnud nii hea seda teist mängu arvestades, kui siis see, mis lõpuks toimus, ehk siis see, et vastane osutas talle ikkagi korraliku vastupanu ja see esimene mäng oli selline, ikkagi korralik, higi sai ikka korralikult lahti, et ma arvan, et see sai ennast korralikult lahti mängitud ja Watsoni vastu, ma usun, ta on kindlasti soosik. Sinul, millal tagasisõidupiletid on võetud või kui pikaks sul see hotell on pikendatud? Hotell on praegu vist neljapäevani, tagasisõidupiletid ei ole veel, nii et tundub, et peab pikendama hotelli, sest neljapäeval on kindlasti mingisugune mäng Kanepil teises ringis, et kui Kontaveit ka siin homme veel võidab, siis läheb juba nii ehk üle neljapäevase viibimine siin, et tuleb midagi ette võtta. Kas sa Wimbledoni kohustusliku programmi oled juba ära teinud ehk maasikad, vahukoor ja pims? Tuleb tunnistada, et ei ole lihtsalt aega olnud, et kusjuures mina esimest korda Wimbledoni tulles, mina mõtlesin, et maasikad vahukoorega on siin nagu iga nurga peal absoluutselt, aga maasikaid olen küll näinud siin mõnel pool, aga vahukoortel kusjuures täiesti null, et ma ilmselt olen nagu käinud sellistel väljakutel või näinud selliseid inimesi, kes seda väga ei armasta. Ma mõtlen, et sellised müügipunktid on siin ausalt öeldes iga nurga peal, aga tegelikult tundub, et ei ole. A Pimsi müügiputka leidsid üles ikka? Ei ole seda ka leidnud, nii et tuleb veel ringi käia, eks ma siin aega pole nagu olnud niisama ringi käia väga, et eile õhtul natukene sain siin Ostapenko mängu vaadata, aga täna on ka siin õhtu õnneks natukene rahulikum, et võib-olla saab selliseid kohustuslikke lõugusid ka siin kogeda. No ma tulen sulle natukene appi, see asub seal, vaata kus see vaatamisala on suure ekraani juures, Muruväljaku kõrval on üks kiosk. Seal on nüüd väga mitme maitsega pimse ja erineva kangusega, et võta kindlasti õhtul üks ja räägi pärast, kuidas oli. No teeme nii. Tennise podcasti Matšpall toob teieni Tallink. Tagasi stuudios. Tutvustamata on veel tänased saatekülalised, kellest üks on kohtunud Anett Kontaveidi homse vastasega, Heather Watsoniga. Aasta oli siis 2018 ja Tallinna tennisekeskuses toimus Fed Cupi tennisiturniir. Katriin Saar. Tere. Tervist. Ja tema isa Rain Saar. No tere. No, kutsusin teid selleks eelkõige siia, et anda siis aimu võib-olla tulevikus ka tennise vanematele ja üldse kogu tennise perekondadele, kuidas noore sportlase kasvatamine ja tee tippu välja näeb. No, teie puhul ei saa öelda, et see päris tipp oleks veel käes, aga olete sinna poole teel? Nojah, ma peaks ütlema ikkagi, et need vanemad, kes on otsustanud tütart või poega nagu ikkagi tennisega siduda, need peavad ikka päris napakad olema. Et see on ikkagi üli närve sööv selline tegevus. Aga ma loodan, et midagi annab tagasi ka ikkagi. See ei ole ainult niimoodi, et ühesuunaline liiklus, et midagi ikka tuleb vastu ka. No enne kui seda teekonda hakkame lahti ekseldama, Katriin, mida sina mäletad kohtumisest Heather Watsoniga, mis soovitusi homseks Anetile saad kaasa anda? Ega ma väga midagi ei mäletagi, kuna ma olin nii ekstaasis siis, kui ma mängisin, et siis oli pigem nagu keskendusin mitte äraminestamisel seal väljaku peal, et esimene Fed Cup, tegelikult oli teine Fed Cupi mäng, aga ikkagi suur publik ja tahtsin nii hästi mängida, kui ma sain, aga väga seda nagu ei juhtunud. Aga ma ei tea, Aga mis sul meeles on, millega ta sind kõige rohkem üllatas või mis sul
mis sul nagu kõige eredamalt on meeles? Tema põhimõtteliselt üldse vigu ei teinud. Minu sel hetkel tasemel mina siis tegin ikka enamus vead ära ja tema lihtsalt lõi palli sisse, nii et ootas, kuni mina eksin, nii et ma ei tea. Rain, kui tütar kohtub Heather Watsoniga, kes hetkel on Suurbritannia teine number ja vist oli ka tol hetkel teine number, siis mida süda sees teeb? Ei no ma ikka lootsin, et järsku ühe game'i saab. Et Tuli siis 2. No tuli 2, et läks isegi hästi, eks ju. Aga eks ta nii iga mänguga vahet ei ole, kas on Watson või mängib siin oma Eesti tüdrukutega, iga mäng ikkagi võtab 10 aastat kohe vähemaks, Ja kui võidab, siis annab 5 tagasi. Palju sulle praegu ta on siis? No ma ei tea ju. Ma ei oska öelda, jah. Peaks veel kuulajatele ära mainima, miks me siin nii sõbralikud sina peal oleme. Me oleme kõik koolivennad, kooliajad tegelikult Vestholmi gümnaasiumist. Hetkel te küll olete läinud üle Audentesesse, et lõpuks see ikkagi ei saanud tavakoolis seda spordi ja õppimist ühildada, jah? Ma arvan, et kindlasti oleks saanud, lihtsalt Audentes oli nagu lihtsam valik. Et siis on ikkagi puudud vähem koolist, hommikuti saab normaalselt trenni teha. Katriin, nädala aja pärast on sinu jaoks algamas veidi vähem isegi Eesti meistrivõistlused, kus sul on tiitel vaja kaitsta. Mõtled sa ise ka niimoodi või turniir nagu iga teine? Eelmine aasta ma kindlasti mõtlesin, et nüüd on vaja see tiitel kätte saada. See oli mu eesmärk, selle ma ka täitsin. See aasta on teistmoodi, et nüüd see pikk vigastuspaus, et nüüd on ka rohkem mängijaid see aasta, kellega tulevad nagu pingelisemad mängud. Et ma ei paneks endale mitte mingit pinget peale tiitlit kaitsta, ma lihtsalt võtaks mäng korraga ja üritaks oma praeguse taseme välja mängida. No, sinu praegust taset, seda on ilmselt väga raske üldsegi iseloomustada, sest väga raske aasta on sul selja taga. Eelmine aasta pärast Fed Cupi läks veel ludinal, said Tartus turniirivõidu ja 2 turniirivõitu Dohas juunioride turniiril, aga augustikuust alates kuni tänavuse maikuuni vist oli sunnitud paus seljavigastuse tõttu. Räägi, mis siis täpsemalt juhtus, võite siin vaheldumisi segamini selgitada? Et siis väsimusmurd. Et kuna mul läksid turniirid hästi, ehk siis ma pidin hästi palju mängima ja ma mängisin ka kõrget taset, et siis turniirid läksid jutti ja lõpuks keha ei pidanud vastu. Et see oligi põhimõtteliselt see ja ise kõige targem ka ei olnud, et kui tundsin, et on liigset pinget seljas, siis ei tahtnud puhata, vaid tahtsin edasi panna ja pingutasin üle. Kas sa oled seetõttu nüüd oma treeningutes pidanud midagi kardinaalselt muutma ka? Ei, mitte kardinaalselt. Ma oskan oma keha nüüd paremini tunnetada, et ma kuulan seda rohkem, kui ma tegin aasta tagasi. Et kui ikka ma tunnen, et mu selg on väsinud, siis ma teen puhkepausi, aga muidu ma ikka annan trennis 100% endast. No, kui raske see periood tegelikult sinu jaoks vaimselt füüsiliselt oli või vaatasid sa päev-päevalt, kuidas selg on? Tegelikult tahtsid ilmselt kogu aeg reket käes mängida ja võistlustelt võistlustele käia? Tahtsin küll, jaa. Et vaimselt oli see väga raske minu jaoks, kuna tennis on ikka väga suur osa minu elust ja mul kõik treenerid, sõbrad on praktiliselt tennisest, et nüüd kui see minult ära võtta, et siis ei olnud väga lihtne. Aga selle eest sain ma keskenduda koolile, oma hinnetele, kuna ma läksin Audentesesse esimest aastat, siis ma sain seal uusi sõpru, õpetajatega üritasin võimalikult hästi läbi saada, et mul oli kohe mingi muu asi, mida ma sain otseselt keskenduda. Kas sa kohe aimasid enam-vähem, kui pikaks see paus kujuneb või alguses oli ikka teadmatus, kas üldse saad tennisest tagasi tulla? Seda ma ei kartnud. Teadmatus oli küll suur, kuna meil oli siin alguses oli periood, kus keegi ei osanud täpselt öelda, et mis mul viga on. Et see oli väga ebameeldiv, kuna me siis ei teadnud ka täpselt, et mida me tegema peaks, et nagu paremaks läheks, et ma uuesti mängida saaks. Ja siis olidki sellised perioodid, et
tegime pausi 6 aega, siis üritasin jälle, pingutasin uuesti üle, siis tegime uuesti pausi, et me nagu oleks pidanud lihtsalt ühe suurema mingi 3-kuulise pausi tegema ja siis ei oleks läinud 10 kuud, olekski olnud 3 kuud ja siis oleks kõik hästi olnud. Aga oleks-poleks, no ma ei tea, meil lihtsalt nii läks. Igatahes järgmine nädal oled sa oma parimas vormis hetkel või kuidas hetkel oma seisundit, kuidas see mängule üldse see paus mõjutab, et päris keeruline on tagasi tulla? Raun räägib ise. Ma hüppan vahele sellepärast, et nüüd tal on ka uus reket, mis ootasime, et Clash tuleb välja, nüüd on tal see käes ja no ühel hetkel pidi selle sammu tegema, noh, sa saad kogu aeg edasi lükata, aga noh, Wilson andis nüüd uue reketi, tuli välja see nõndanimetatud ime-Clash. Ja eks sellega nüüd on vaja harjuda ka, et see on ka päris suur muutus, et mis see suurim muutus ja erinevus seal on siis? No tal on tasakaal on täitsa teine, kõik on teine, absoluutselt kõik on teine. Nii et see on nii imereket pidi olema, aga et näiteks kui Katriin tegi siin Andreiga trenni, siis Luus ei saanud üldse selle reketiga mängitud, et Katriinil peab hea tunnetus olema, et sellega mängida saab, et noh, mängisid natuke punkte seal ja Andrei Luskin oli ikka väga hädas. Ei, aga ma arvan, et see pausist tagasi tulek on jällegi väga raske on minu jaoks, sest et ma ei suuda enam teha neid lööke, mida ma suutsin eelmine aasta. Ma ei kontrolli seda palli nii hästi, et kui eelmine aasta ma mängisin võistlusi, siis ma teadsin, kuhu ma tahan lüüa ja ma lõin selle palli sinna. Nüüd see praegu väga nii ei ole, et ikka tuleb siin eksimusi küll, et meeter või 2 meetrit, aga ma ei saa midagi teha, ma ei tohi nagu pead norgu lasta, et see on okei, et treenerid on mulle rääkinud, et see tuleb ajaga. Ja eks ma siis saangi ainult endast parimat anda. No viimane kord, kui teiega kolmekesti laua taha maha istusin, toimus see vist vana nimega Hotell Tallinna kohvikus, mis ta nüüd tänapäeval on, kes seda teab, siis sai räägitud, et võtsid sa 3 või 4 aastat reketi kätte nüüd? 3 aastat võtsin reketi kätte, aga 4 aastat läksin trenni. Et algus oli vist päris koomiline, et tegelikult Rain, sina vist ise, nii vähemalt on paberil kirjas, mängisid abikaasaga ja ühel hetkel ütlesid Katriinile, et ole sina mine nüüd kõrvale, sinust ei saa kunagi tennisisti. Jah, see on tõsi, sellepärast me mängisime 4 noh, mul 12 tütart veel, kes mängisid sellel hetkel juba tennist ja siis me perega olime 4 ja Katriin tuli ka sinna väljakule, nagu meil koduväljakule sinna jalgu, tuli segama põhimõtteliselt. Tahtsin ka proovida. Tahtis ka, no ja siis sa olid juba natuke aega vist ikka trennis käinud ka ja see on tõsi, et ma ütlesin, et suust ei tule kunagi tennisemängijat, see lause on küll jah, et aga noh, ilmselt see siis ongi teda motiveerinud natukene, et tõestamaks, et ma eksisin. Kindlasti. Aga mille järgi te oma esimese trenni valisite? Mul endal on ka 5-aastane tütar, et tegelikult tahaks ka kuskilt alustada, aga millal ja kuidas teil hakkas pihta? Meil oli lihtne, ma hakkasin ise mängima, siis Sven Eving oli minu see õpetaja või treener, kuidas me nimetame ja siis vanem tütar läks sinna Kalevisse, läks mängima. Jah. Meribel siis? Ei, vanem tütar, kes kõige vanem õde neist. Meil on 3 tütart ja siis, kui Juulika Leik oli, siis jäi rasedaks ja see trennid lõppesid, siis Katrin sellele Kristinil jäi need trennid nagu pooleli ja noh, siis sündisid juba need 2 tütart, kes otsustasime, et okei, et siis proovime nad siis viia nii kõrgele siis spordimaailmas, kui vähegi võimalik on. Muidugi me vaikselt lootsime, et Meribel mängiks ka tennist, aga noh, kui ta otsustas, et ta ei taha püsti seista, vaid tahab vees pikali olla, siis noh, vanemate asi on ikkagi aidata last, et sundimisega ei tule midagi. Aga noh, ja siis oligi, samamoodi oli, eks Meribelli vaadati, et ta väga andekas ja ma arvan, et ta lööb praegust ka 200 kilomeetrit tunnis servini, et noh. Aga noh, Katriini ei märgatud sellel hetkel keegi märganud, et see on ka naljakas tegelikult, et see, kes sa väiksena oled, eks see ei tähenda mitte midagi. Ühel hetkel lihtsalt see avaneb ja et siis 3-aastaselt trenni? No, mina veel paneks veel varem, ma arvan, et Aga millal te saite aru, et Katriini reaalselt ka huvitab see, et ta tahab selle teekonda jätkata? Vot seda ma küll ei oska ütelda, sellepärast, et
Vot seda ma tõesti ei tea, millal see nagu huvi tuli või mismoodi see tõesti nagu, võib-olla ta oskab ise seda nagu... Mäletad sa ise? Aga millal ma ujumas käisin, kui vanalt? No sa käisid ka siis, kui esimese klassi ajal oli sul ujumine ka, et... No vot, aga siis oli vahe selles, et kui ma pidin ujuma minema, siis ma nagu väga ei tahtnud minna, eks ole. Aga kui ma pidin trenni minema, siis ma olin väga nõus, et ma arvan, et sellest võib välja lugeda, et kuhu ma tahtsin minna ja kuhu ma ei tahtnud. See on väga keeruline jah, et vanemana ära tajuda, et mida nagu laps, millele ta nagu andet on. Ja sa võid ju sundida ta klaverimängijaks, aga kui ikkagi laps... Ma olen ise pidanud mängima klaverit niimoodi, et õpetaja oli kõrval ja pidi redelit nagu... et see ei olnud eriti meeldiv. Ja laps peab tegema seda, mis talle meeldib. Lihtne. Eks ma oleks öelnud ka kohe, kui ma ei taha. No Meribel ütleski. Nii oligi. Aga teie ei ole päris tavaline tennise perekond, et teil on teine tippsportlane ka. Meribel on professionaalne avamere ujuja. Võib nii öelda küll, jah. Või ei tea, kas ta raha nüüd sellega saab, aga ütle, Eesti mõistest on ikka päris tugev, jah. Ikkagi tippsportlane. No ikka tippsportlane, jah. Et kahte tippsportlast kasvatada on ju topelt raske. See on eriti keeruline, jah. Sellepärast me lootsimegi, et Meribel oleks ka tennist tahtnud, et siis nagu palju lihtsam, üks treener, ühed võistlused ja kõik, kõik on nagu, nüüd kulud on ju poole väiksemad sel juhul. Aga nagu üks on täiesti teisest maailmast, Aga samas on põnev jälle, Ja ei ole sisemist konkurentsi ka, et see on väga keeruline, kui ühel tütrel hakkab paremini minema ja teisel kehvemini, et kuidas sa siis, siis on nagu täiesti kaks eri maailma ja võitlevad seal, elavad nagu oma maailmas. No kui ma siin erinevate noortennisistidega olen tenniseajakirja lugusid teinud, siis klassikaline küsimus on see, et kas sa tahad, et su ema-isa oleksid tribüünil vaatamas või sa ei taha? Milline lapsevanem on sinu ema ja isa olnud, et on sulle meeldinud, et vanemad vaatavad kuulipilguga pealt? Olen öelnud, et ärge vaadake, kõik vaatavad. Ja et ma olen nüüd natuke alla andnud. Ei, aga tegelikult praegu, noorena mulle ei meeldinud see üldse. See pani mulle lisapinget peale, aga nüüd mul ei ole vahet. Nüüd on tore, kui on keegi nagu minu poolt, sest ma tean, et nad ikkagi rahastavad seda asja ju. Ja et see on nagu auga näitan, mida ma siis seal trennis olen teinud ja et kui palju ma olen arenenud. Ja see muutus on peale Fed Cupi, kui ma ma ei mäleta, mis turniir see oli, kui sa väga head punkte tegid ja pärast ma sain kodus riielda, et miks sa ei plaksutanud, et need olid nii head plaksupunktid, et et ta harjus selle aplausiga ära, mis tõesti see oli selline õpetus, et see Fed Cup õpetas mind ikka väga palju. Jah, sellest ma sain. Publikuga mängima ja see hakkas mulle peale seda nii meeldima. Et ma tahtsin, et vanemad ka rohkem kaasa elaksid. Enne Fed Cupi oli sul ju veel suurem areen, Saku Suurhall. Kellega sa nüüd seal täpselt mängisid, seda ei ole nüüd väga hästi dokumenteeritud. See oli show-mäng enne Kaia ja Aneti kohtumist, aga kes sul seal väljaku kaaslased veel olid? Kes seal olid? Sa olid Bert Pringi oli seal. Sa olid vist Erki Nool oli ka sinu. Erki Nool. Oli sinu tiimis. Lissi Kubra oli. Noor tennisist, ja. Kes seal veel olid? Siis oli, kas oli Jaago Markvart? Järsku oli Allar Levandi ka. Või see olla küll? Võimalik, jah. Oli see nagu pingevabam siis kui Fed Cup? Ei olnud. Absoluutselt ei olnud. Ja siis Märten pani mind niimoodi panti ka sinna, see oli ebareaalne lihtsalt. Meil ei antud Lissiga, me ei saanud soojaks teha. Ja siis nad lähevad sinna esimest geimi mängima. Seis oli, mis seis oli? Kas oli tasa 40, esimeses geimis oli otsustav punkt või oli 30-40, meie oleme nagu 40-30, siis meie teised servisid, meie olime taga. Ja siis otsustab Märten panna mind nüüd väljakule niimoodi täiesti lampi. Ja siis vaatamegi, ma ei tea palju neid inimesi seal lõpuks kokku oli, võis üle 4000 olla või? 5, kas äkki tuli ära? Mulle meeldis see, et ma istusin tribüünil. Ma nüüd segan. Tribüünil olin. Ja Katriin lõi selle servi tõrjevõrku ja mul selja taga kõik inimesed, see ongi Eesti tennise tulevik. Teadmata üldse midagi. Ta ei tea seda väljakut, kus see põrkab, prožektorid olid silmas, ma olen pärast rääkinud Erkiga, ütles ka, et mängida ei saanud, vaata, siis olid prožektorid olid silmas. Kui Kaia ja Anett hakkasid mängima, siis keerati need maha, kustutati ära. Mitte midagi ei näinud, ei teadnud ja siis mulle meeldis, kuidas seal selja taga teadjad siis rääkisid, et see ongi Eesti tennise tulevik. Tõusid püsti, ei tõusud rinna kummi ja... Ei see, jäid edasi sinna saali? Ei, rahulikult, jah, muidugi. Tulles nüüd tagasi nende algusaegade juurde, tänapäeval on isegi nagu õpikuid välja antud, kuidas olla tennise lapsevanem.
kas sa hakkasid nii-öelda nullist kasvatama Katriini tennisistiks või oli sul kuskilt mingit nõu või abi üldse saada? Täiesti nullist. Ja ma arvan, et mu kõige suurem nagu selline õpetaja oli ikkagi Luškin, sest tema ütles, et sa nüüd hoia eemale ja meie nüüd tegeleme asjaga ja järgmisel 8 turniiril ta kaotab esimeses mängus ja aga me tegeleme õige asjaga, et Kui vana Katriin võis siis olla? ta oli 11-aastaselt läks vist, 11 oli ta, kui Andrei hakkas temaga vaeva nägema. Et kas ta ütles seda niisama või sul oli kombeks sekkuda? Ei no ikka vanemad ju sekkuvad, ega see on ju eriti ema, nad ju nabanööri pidi koos olnud, et ikka sa tahad ja muretsed ja neid asju on väga-väga palju, mis see, sa ju näed, kui sa oled pime ja kurt, eks ju, siis sa ei, ma olen alati imestanud neid vanemaid, kes saadavad lapse trenni, ise ei näe mitte midagi, laps küsib, pärast õhtul küsid, kuidas läks, hästi läks, aga mis see tegelikult on? Selline see asi on, et sa pead ikkagi natukene kõrvalt jälgima, mis toimub. Tenniseliidu kodulehel on ka väike meelespea noor tennisisti vanemale. Tsiteerin sealt ühte lõiku. Paljud probleemid tekivad lastevanemate püüdest oma last aidata, kuid tihtipeale tehakse seda valesti. Uurimused on näidanud, et lapsevanema toetus ning huvi tihtipeale mõjub pärssivalt lapse tennise osalusele. Samuti on ka välja toodud, et suur osa psüühilisest ja emotsionaalsest stressist, mis mõjutab noorte mängu, on põhjustatud vanemate poolt. Katriini kommentaar sellele. On siis põhistress kodust pärit? Eks see oleneb ikka inimesest, mängijast endast. Ja ma olen nõus sellega, et seal on piir, et kuidas kui palju vanemad võivad sekkuda. Ja ma arvan, et me oleme ma ei tea, kas me oleme selle piiri üles leidnud või kas meil on kõik okei. Selles mõttes kindlasti oli periood, kui kõige suurem stress oligi vanemate poolt, aga ma olen õppinud sellega kuidagi hakkama saama. Selles mõttes, et nad on mu vanemad, muidugi nad muretsevad, muidugi nad tahavad teada, mida ma teen ja miks ma teen, kuidas ma teen. See on nii loogiline ja lapsed peavad sellest ise ka aru saama. Et siis, kui mina niimoodi mõtlema hakkasin, siis see enam ei häirinud mind. Ma teadsin, et nad toetavad mind 100% ja rohkem polegi vaja. Ja ma natuke mõistan ka vanemaid, vaata. Sellepärast, et tegelikult on tennis ikka jube kallis ala. Ja sa tahad, et sul laps õnnestuks, et järsku keegi märkab ja järsku keegi hakkab toetama. Võin teile öelda, mitte keegi hakka. Sa võid olla ükskõik kes, kui sul ei ole, isegi sugulased tõenäoliselt ei aita. Sest eestlasel on see kadedus ikka nii suur sees, et miks tema laps peaks nüüd kuskil jõudma. Aga siis, kui sa oled ikkagi läbi suurte raskuste kuskil jõudnud, siis kõik patsutavad õlale, tahavad pildi peale tulla, eks ju. Et see ongi see värk, et sa nõuad lapselt hästi väiksena õnnestumisi. Aga siis, kui Andrei tegi meile selle selgeks, et unustage ära, et see, ja me saime sellest aru, et ütles, et kui Katu püsib tervena, siis ta jõuab väga kõrgele. Ja ongi koorem läinud, aga selleks, et seda lauset väga vähestel öeldakse seda. Ja teiseks muidugi see, et sul jälle 4. korda juba ütlen, et sul peab rahakott puuga seljas olema. Et muidu sa võid ju sinna andekas laps olla, aga kui sul see Šveitsi treener Rolf käis siin ju, vaata, kui ta tegi treeningut, siis ütles kunagi, et lapsevanemal peab olema 50 või 60 000 eurot aastas võtta. Kui lapsel Katu oli väike, 12 või mis ta siin olid 10-aastased, või ma isegi mäleta, aeglam ju nii kiiresti. Siis me mõtlesime ka, et see summa, tegelikult tegelikult on summad ikka korduvalt suuremad. Ja. Ei, aga mina kui mängija, siis mul tekitab see ka stressi, et ma tean, kui palju raha läheb tennisesse. Ja kui me lähme võistlustele, kui ma lähen oma treeneriga võistlustele ja ma ei suuda seda saavutust teha, mida ma tahan või mida minult oodatakse, siis jälle on, et minu jaoks on terve see raha raisku läinud. Et see on vaimselt on see jube raske minu jaoks, aga sellest peab kuidagi üle olema. Need on sõna-sõnalt read selle meelespea ühest teisest lõigust. Võib-olla te ise kirjutasite selle mul selline tunne. Ei, ma arvan, ega jalgratast ei pea leiutama ju, nii ongi. Aga ma ei tea, toetajate juurde tagasi tulles, mis hetkel siis nii-öelda abilised siis külje alla hakkasid ujuma, nagu sa ütled? Ei ujunud mitte kedagi. Siiamaani pole ujunud. Ma räägin, et tehke mis tahate, kui sul ei ole,
no ma ei tea, võib-olla on tõesti mingi teene kellegile siis nagu, aga niimoodi lihtsalt, et sellest on nagu andekas ja eriti nõme on siis, kui isa käib veel ütlema, et kuule, et sellest võib midagi saada, eks ju, et järsku toetad, on ju. Ja, tubli, patsuta edasi, eks ju, et. Aga tenniseliidust on küll palju abi. Et kui sa oled juba jõudnud teatud tasemele, saad sinna Tallinki tiimi näiteks, et sa ikkagi oled seal, saad väljakuid tasuta, sest tegelikult väljak on ikkagi ülikallis. Kui sa tahad talvel nagu ka trenni teha, siis lisaks treenerite muudel asjadele, aga need reisud ja võistlused ja see on nagu, see on tavainimesele, kui sa räägid, eks ju, kui sa ütled, see on naljakas ka, eks ju, sa ütled rikkale inimesele, et sul on vaja 100 000 eurot näiteks aastas. Mis summa, see pole midagi, ma just ostin 60 000 maali, on ju. Et mis on siin virised, on ju. Ja ütled tavaline inimesele, eks ju, et sul on 100 000, ta ei saa jälle aru, et millest sa räägid, on ju. Ja mis nagu on, mida ma olen nagu tihti kuulnud, kui ma räägin, et tütar mängib teenist, et mis on, eks ju, et lähed ostad Prismast endale selle, või kuskilt ostad reketi ja ostad veel 2 palli, iga 1 palli, kui mängitakse, eks ju, mis sa teise võtad igaks juhuks kaasa ja saategi hakkama, on ju. Ja siis, kui sa kuuled, mis tegelikult on keelestamised, mis see kõik on, siis nii ta on, eks ju. See on reaalsus lihtsalt. Aga kui seal Tallinki juurde tulla, palju sellest Tallinkist hetkel abi on, mis summadega Tallink toetab noori tennisiste? No tenniseliit nagu rohkem, aga ma räägin, et Katriin on, eks ju, selles Tallinki tiimis ja seal väljakuid põhimõtteliselt ta ikkagi saab tasuta nüüd. Et see on juba jupp aega niimoodi olnud ja Tallinki tenniseliidus ainult siis? Ja eks tenniseliidu poolt ka siis Hernes ja nii nagu see selleks sa pead jõudma juba kuskile, sa pead ennast näitama ja sellepärast jälle vanemad nõuavad, et sa väiksena oled edukas jälle, sest muidu ei märgata sind ju. Samas Eestis on see nagu palju lihtsam, kui sa võtad mingi Venemaa võrrates. Et siis siin kuskile jõuda on palju lihtsam. No Venemaal on lihtsalt mängijaid palju jah, et siis nad seal mängivad oma vanustega ja muude asjadega, et teha ennast nooremaks. Aga suured sponsorid, siis sa pead ikka, ma ei tea nüüd, aga minu meelest on niimoodi sponsoritega, et nad tulevad just siis, kui sa juba oled saavutanud midagi, siis kui sul otseselt enam ei ole neid vaja. Aga minu nagu loogika järgi oleks sponsoreid siis vaja, kui sa hakkad saavutama, siis kui sul tõesti on seda raha vaja. Siis kui sa oled juba tippu jõudnud, siis sul ise sa teenid välja selle oma spordiga. Et ma ei tea. Seda on väga raske ju tegelikult firmadele selgitada. Üks oluline see, kes Katriini toetab, on e-sport küll, jah. Et Adidas, Tamla Märten tõi ta sinna Katriini mängu vaatama ja Eestikatele, ja Katu jättis, tekitas muljet ja nüüd on Adidase asjad on tal, täitsa. Et see on küll väga suur abi on see, tõesti on. Ja ma arvan, et isegi mitte see, aga lihtsalt, et Katriinil on oluline, et keegi märkas teda. Et see on nagu kõige olulisem, et sa ei tee seda tennist mitte ainult endale, mitte emale, isale ega vanaemale, vaid keegi veel nagu tõesti nagu jälgib ja tunneb muret ja on huvi, et see on nagu jõle oluline, sest muidu sa võid ju lihtsalt nagu metsas puid raiuda ja ka sporti teha, eks ju. Tegelikult on see show ju, see on ju, see on ikkagi etendus. Aga mis hetkel sa, Katriin, aru said, et keegi märkab sind? Et sa oled kuskile pildile jõudnud mingile teatud tasemele? Siis, kui ma hakkasin intervjuusid tegema. Aga samas siis tuli ka, siis kui ma Orange Balli võitsin ära, siis ma olin juba saavutanud ja siis hakati alles huvi tundma. Et tegelikult, kui aus olla, siis Andrei oli selline inimene, tänu temale ma tundsin, et oh my god, et tema nagu nägi minus midagi, nagu nägi minus tulevikku nii-öelda. 11 aastalt. Umbes nii, jah. Ja see juba andis mulle lootust ja nagu mitte endis nagu seda motivatsiooni. See oli see sõna, mida ma ütlesin. Aga mäletad sa oma esimest intervjuud, kus see võis ilmuda? Mina küll ei mäleta. Sul on kindlasti välja lõigatud seina peale. Kindlasti on, aga kunas ma räägin, mul on ka teine tütar, siis mul on need asjad kõik sassis, et ma nagu, kuigi mul üles kirjutatud. See oli see tennisajakirja ju see. Jaa, see oli tõesti 13 aastane järsku. 12-13. Siis kui kõik tüdrukud olid juba läbi interveeritud, siis oli minu kord. Tennisajakiri, just täpselt nii oligi, jah. Mäletad sa ka, mis sa seal ütlesid, mis sa oma sihtideks seadsid? Sihtideks? Kas ma ei ole, et ma tahan olla top 30 maailmas või? Seda ma ei tea, aga sa tahtsid muusikut. Ma tean, et sa tahtsid rohkem rääkisid muudest asjadest, muusikast ja muudest hobidest kui sellest tennisest. Mida oskab 13-aastane tennisest rääkida? See ei ole ju,
päris, kellelgi on huvitav seda kuulata, et Ei, ma ma tahan, räägin, jah. tahan olla samasugune nagu Serena Williams, see ei ole mingi jutt, eks ju. Kõik tahavad teada, ma olen maailma parim, ma ütlesin, ma tahan 30 olla 30 sees, et siis oleks juba hästi. Ei, aga ma rääkisin hobidest ja mingi golfist ja muusikast ja ma ei tea, kas ma kunstist sel ajal rääkisin. Nüüd on kunst on minu jaoks kõige suurem hobi, aga noh. No alati, kui ma ei tea, minu puhul küll, et kui saadetakse noore tennisistiga intervjuud tegema, siis või siis treeneritega, siis esimene soovitus on, et no küsi, et millal siis uus Kaia või millal uus Anett tuleb ja kuidas kõik need jutud, no sa ise näed ka, Katriin, neid jutte kindlasti, et kuidas kõik need jutud, et sellised eeskujud ja sellised tipud on ees, noort mängijat mõjutavad? Võrrelda meid ei tasuks, sest mina ei ole Kaia ja ma ei ole ka Anett. Et mul on oma rada ja ma teen kõike, mida mina olen võimeline tegema. Et aga samas, kui sa näed, et on 2 Eesti tennisisti on maailma tipus, et siis miks mina ei või sinna jõuda. Et selles mõttes on, ja nüüd ma tunnen neid mõlemaid ja ma saan väga hästi läbi nendega, nii et suured sõbrad kõik ja nad on lihtsalt eeskujuks mulle. Kas Rain Kaia võis olla eeskuju, miks Katriin trenni sai pandud? No võis kindlasti olla. Ma mäletan seda hetke, kui nad topis mängisid seal ja ma nägin Enn Panti seal. Siis ma rääkisin Ennule, et kuule, too Kaia Kanepi sinna topi, sinna tüdrukute ja poiste trenni, las ta teeb väikse siukse sparri ja väiksed autogrammid ja noh, see oli siukene noh, nagu uik mõte. Ja tead, nad tegidki ära. Ja oligi, tulidki kogu tiimiga, lastel oli nägu nalja täis, tekime pilti, autogramme, ma ei tea, Katu ei pesnud oma kätt vist kaua aega ära. Ta oli ka tõsine fänn, Kaia fänn, ja. No siis ta oli veel põlvepikkune, noh, et okei, vahe ei ole nagu Kaufil ja Williamsil, eks ju, aga noh, põhimõtteliselt oli ikkagi päris, noh, Katu oli ikkagi põlvis saadik, on ja. Et paar korda sai lüüa ja. Elu parim päev, noh. Ja teine, mis on Kaia poolt, on see, et Andrei tegi talle jõulukingi, kui ta siis lubas Katriinil mingi, ma arvan, et ta olid 15 järsku või? Midagi sellist. Mingi pool tundi lüüa või? Pool tundi sai Kaiaga mängida, jah. Et noh, see oli siukene siis oli juba nagu päris trenn. Oi, kuidas ma pingutasin. Vot siis, tavaliselt ma annan 100%, nüüd ma ütlesin 1000% endast. Mida sa sellest päevast veel mäletad? Mängisite punktide peale ka või? Punkte ei mänginud. Siis sa lõpetasid mingi trenni ja siis Andrei ütles, et kuule, nüüd sa oli Terekeskuses. Siis kui sa oled 1,5 tundi juba higistanud, siis tuleb 1,5 tundi ütles, et nüüd on väike üllatus sulle, jah, et nüüd jalutame sinna teisele väljakule. Siis tuleb värske Kaia. Jah, täpselt nii oligi. Aga ma olin soe juba. No jah, ma arvan, et Kaia ikka ka enne tegi trenni, et ma arvan, et ta ka lõi seal, et siis korraks pandi nagu see seisma ja et mul on isegi mõned pildid sellest, kus te seal kätt surute ja mõned ei, aga Andrei oli mu selja taga ja mul oli väga kindel olla, et Kaia oli väga sõbralik ka minu vastu. Ega ma väga palju ei eksinud see päev, seda ma mäletan. Võib-olla ma arvan endast liiga paljud praegu, aga minu meelest oli kõik väga hästi. Korraks nende koduste juttude juurde veel tagasi tulles soovitatakse ka tennise lapsevanematele selline kena soovitus on kaasa antud seal samas meeles peas, et kui tuleb poiss või tüdruk võistlustelt, siis esimese asjana ära küsi, kas ta võitis, vaid küsi, et kuidas sa ise rahule jäid. Kuidas teil on? Kas esimese asjana, et noh, võit või kaotus? Ma neile ütlen ise. Ma ütlen kohe peale mängu, kas ma võitsin või kaotasin. Helistad? Kirjutan. Kui kaotasin, siis on hääl väriseb, noh. Ei taha väga helistada. Ja kui võidan, siis on vaja venitada ja treeneriga rääkida, et ikkagi ma lihtsalt annan neile teada, et tuli võit, ütlen seisu ja siis võib-olla õhtul räägib pikemalt. No aga see on nüüd siis praegast, eks ju, aga vanasti me ikkagi jälgisime ikkagi. Aga nüüd, kui ta käib mööda maailma, siis tõesti ootame kõnet. Alati ei ole ju seda, nagu öeldakse, pidevat jälgimist, et siis teed oma tööd ja siis tuleb sõnum ja tavaliselt tuleb emale vist küll ja siis ema helistab mulle, aga ma ei saa üldse sellest aru, et mis mõttes, et tuli võit või kaotus. Millegi pärast on selline soovitus, et ära keskendu tulemusele, vaid protsessi. See oleneb, eks ju, vanusest, vaata. Lastena pigem, jah. Jah, et kui väikestel, jah, me ei ole täitsa tavaline pere, sest et me ei ole nagu mõelnud selle võidu peale. Noh, tõesti nagu, ma olen eluaeg rääkinud, et mind see absoluutselt ei huvita, kuidas sa praegast mängid. Vaid see, et sa õigel ajal õigeid võite saada, et selle nimel tuleb tööd teha ja kui tervis vastu peab, siis teeme tööd ja kui ei tee, siis oled õnnelik sellest päevast ja mis ikka siis? Kiiret ei ole kuhugi. Meil jah, kiiret ei ole, jah. Aga tunned sa, Rain, et sellel teelkonnal
no sa oled selles tennises nüüd ise ka pead kaelapidi sees, et kas sa mingil määral tunned, et sa võiksid juba ise hakata vaikselt treeneriks? Et on nagu mingi know-how ka endal nii palju kogunenud? Eks me oleme mänge jälginud ja me küsin ka Katriini käest ja mulle meeldib Katuga vahest nagu vaadata mänge, siis ta analüüsida, tema käest küsida, vaata, tema on ikkagi päris mängija. Ja jälle üks selline märkus, kus ma ükskord rääkisin Andreiga jälle, et seletasin enda arust juba nagu täpselt, et kas tennis käib nii, ta ütles, kõik on õige, 180 kraadi teistpidi. Et peale seda ma nagu olen tõmmanud ikkagi nii, ma saan aru, et ma ei ole tennisetreener. Ja see on küll tõsi, et ma näen ja ma võin analüüsida, disainer nagu ma olen, eks ju, siis ma oskan nagu natuke analüüsida. Aga ise ma küll ei tahaks torkida. Ja kui me oleme ausad, me oleme kuulnud kodus küll seda, et peaks ise treeneriks ikka hakkama. Et sa vaatad, kuidas Anissipoova mängib, et miks siis Katriin niimoodi mängi. Siis küsid, eks ole, miks sa siis kätte lööd, on ju, või tekib küsimus, et oleks see nii lihtne, eks ole. Siis Katriin ütleb, ja mõne mängijale tulebki sinna lüüa. Siis tegelikult tuleb, mis ma siis ikka vaidlen, on ju. Kuidas te hetkel Wimbledoni tenniseturniirile olete kaasa elanud? Olete koos teleka ees või saate üldse kõiki matše vaadata? Väga ei vaata, Eestlasi üritame vaadata. Ei, siis kui Anett mängis, siis sa olid trennis ja täna Kaia mängu me nägime jah, niimoodi, et natukene enne, täna tal on ka nii tihe päev olnud, et on jah siin tegemist palju. Aga Williamsi ja selle Corey Kohvi mängi seda mängu me vaatasime spetsiaalselt. Kus te seda vaatasite? Ostad selle Eurospordi selle. Ostsite playeri? See player on, ma arvan, et Eurosport 2 otsustas täiesti igavat meeste mängu. Ma arvan, et meie pere vaatab kõige rohkem naiste tennist üldse Eestis. Ema vaatab kõiki, mis vähegi annab vaadata. Nii et meil nagu pääsu ei ole. Et tema on kodune? Ta ei ole kodune, aga põhimõtteliselt vaatab. Tööl on tal 2 arvutit ja kogu aeg vaatab. Kõik asjad vaatab ära. Et see on nagu, me natuke hoiame tagasi sellest, jah. Et kui on vaja, siin ajakirjanikel ikka on vaja uusi selliseid nägusid, kellel kommentaari küsida, et kuidas siis Anetil Kaial kõrvaltvaataja pilguga läks, siis annate enda perenumbri, toatelefoni. Et kui on vaja jah, et midagi. See on tõsi küll, et emme vaatab meil kõike mänge, jah, see on tõsi. Aga kui nüüd seda teekonda natuke vaikselt kokku hakata võtma, siis mis need kõige keerulisemad või raskemad või võtmehetked on Katriini esimeses trennis kuni praeguseni, kui ta on 17-aastane olnud? Mingid murdehetki? Minu jaoks on vigastused olnud. Need on rasked hetked, eks ju. Aga ma ütlen, et kogu tennise käigus on esimene treener on väga oluline. Et see on küll, et see kõige pisemate lastega tegemine, et sul see lõke sütiks seal. Ja siis on juba järgmine samm, et siis peab olema juba tõsine proff, kes oskab sind vanemat õpetada ja see vanemad ei saa kuidagi nagu liiga närvi minna, et ma võin siin raamatuid kirjutada ja rääkida pikalt, kuidas, mismoodi ja aga närvi minemisest. Üldse, kõigi vastu, kõigi kohta, kuidas vanemad käituvad, kuidas treenerid käituvad ja kuidas lapsed ja kuidas moodi välismaal ja mis rahvused, kuidas käituvad ja nii edasi, et see on päris põnev, et ma ise olen selle Katriini nagu sellise rännakuga nii palju maid avastanud ja kõike seda, et nagu hästi palju tagasi on, nagu ma enne ütlesin, et ilma Katriinita ma siin stuudios istuks praegu. Absoluutselt. Selles samas Päevalehe intervjuus nimetasite oma esimestest treeneriks Karin Pedaku ja Martin Läätsi, oli nii? Karin Pedaku oli jah tema esimene treener, aga Martin Lääts oli siis, kes hakkas esimese eratrenne tegema. Nii et Karini kõrvalt siis hommikuti siis vaikselt sai nagu eratrenne tehtud. Karin oli siis see, kes selle sädeme silmis pidi sütitama? Just. Karin oli nagu teine ema minu jaoks. Jah. Et ma olin nii palju trennis ka ja siis ta oli nii hea treener minu jaoks, nii sõbralik. Ja asja teeb põnevaks see, et Andrei Luškin, kes siis pärast Katu endale nagu, kellest ta nagu teile mängijad päriselt tegi, siis Karin Pedak oli ju tema treener ka, et see oli ka päris huvitav selline fakt lihtsalt, et ja siis pärast Luškin tuli Märt Kivirähk. Jah, selle tiimiga. Tallinna tiimiga. Sellega oli ka natuke aega siis. Ma ei mäletagi, kas aasta või 1,5 või? Ei olnud väga pikalt see. Ja siis tuli juba, kui selle laiali läks, siis tuli juba Märten tuli, jah. Kuidas see oli? Te vist selles samas intervjuus ütlesite ka, et Märten tuli ise pakkuma ennast. Kuidas see veel näeb?
ei noh, selles suhtes ta oli nagu, see oli hästi armas, et ta tegelikult nägi, et me olime hädas. see Tallink tiim nagu lagunes põhimõtteliselt päeva kes seal veel olid, kes seal Nad olid Sofiaga kahekesti, aga Sofia läks Karjuse juurde ja siis Kaitu jäi üksinda, noh. Ühesõnaga polnudki midagi ja siis Märten ütles, et davai, et ma viskan sulle päästerõnga, hakkame nüüd tegutsema. Ja nüüd olete mitu aastat juba koos? Oleme 2, aga enam ei ole koos. jah. Mis mõttes enam ei ole koos? Me teed läksid lahku, jah? Teed läksid lahku? Jaa. Siit saab uudise ka kohe välja. On uudis või? Ma ei tea, minu meelest on see päris. Ja siis hetkel siis treenib? Ei olegi. Ei ole. Otsite uut treenerit? Ei, kus sa seda otsid siin nüüd? No me vaatame, kuidas me hakkama saame ja eks me jah siin elu on põnev, nagu öeldakse. Praegu toimub lihtsalt eestikateks valmistumine, ütleme nii. Siis kui eestikad saavad läbi, siis vaatame edasi, mis selle treeneriga saab. Aga see on tõesti selline paratamatus, ütleme, et noh, see ükski asi ei ole lõplikult igavene, jah, et noh, need läksid niimoodi ja õnneks on, vaata Katriin on selline suhteliselt tore tüdruk, et ta saab kõigiga läbi ja siis kõik treenerid, kes keda treenivad, siis kutsuvad Katriini nagu sparriks või saavad koos trenni teha. Et ma olen väga tänulik selle eest. See on väga, noh, mul ka teeb südame soojaks, et kõik treenerid kutsuvad, et tule Katriin, teeme, mängime ja aitavad ka ja ei ole niisama, et noh, tule lihtsalt löö ette, aga et noh, eks praegust on selline teistmoodi aeg jälle nüüd, no vaatame, mis see välja toob, eks. Ta käib Audenteses ka ja sain aru, et seal Audentese tiim jätkab ja vaatame. Kes seda Audentese tiimi veab? Ikka Andrei, jah. Andrei. Ja nüüd poisid lähevad ju ära, kõik läksid Ameerikasse ja ma nüüd kuulsin, et 4 tüdrukut jääb ja siis võib-olla Alex jääb ka, eks ju, et noh, Alexil on nüüd jälle üks trauma jälle ja noh, see sport ja see tennis, jah, et see sport, see tennis on ju selline, kus on ainult vigastused käivad mööda inimesi. Aga hetkel hakkab teil siis 11. klass, jah? Jah. Mul hakkab. Jah. Aga olete mõelnud kaugemale ka, et kas see USA suund võiks olla ka teie variandiks? Me ei oska praegust midagi öelda selle kohta, vaatame, mis on, et üritame keskkooli ära lõpetada. Ma tean, et sa oled väga ärritunud, et õde sai kuldmedali, lõpetas gümnaasiumi kuldmedali. Absoluutselt ei ole ärritunud. Nagu vaatasin, et pead ka pingutama, aga ei pea pingutama. Nagu mu vanaisa ütles, et tee järgi, on ju. Aga ma ütlesin talle, et ei, ma ei tee järgi. Et see on, las tema praegu shinib siin, et see on tema hetk. Mina teen nagu mina suudan. Et ma ei paneks küll, et ma pean mingi kuldmedali saama sellepärast, et mu õde sai. Et ma annan endast parim, aga no ma ei tea. Aga tegelikult Ameerikasse ma ei tea, mul ei ole vist väga plaani minna sinna. Oleneb, kuidas mu tervis on. Ja kuidas mul tennisega on nüüd see, kuidas ma saan mängida. Mitmel turniiril sa, Katriin, sel aastal nüüd osalenud oled enne Eesti meistrivõistlusi üldse? 4 äkki või? Võib-olla, jah. Mul oli esimene Kreetal, siis mul oli üks GP Eestis, siis olen Saksamaal siin vahepeal käinud ja siis käisin Hollandis. Mis sa kokkuvõtvalt nendest mängudest tahaksid öelda, et oled sa oma vormi või tunnetust leidmas uuesti? Leidmas olen kindlasti, olen alati leidmas. Eks ma ei ole seda täiesti üles leidnud, ei leidnud ka eelmine aasta, et see on. Aga esimene turniir, see oli lihtsalt vaadata, kuidas mu selg on, kuidas see peab vastu või pea, õnneks pidas. Juba lihtsalt sellepärast, et ma mängisin ennast kvalist läbi, esimeses ringis kaotasin küll, aga ma olin nii rahul sellega. Mul lihtsalt nagu nii tore oli väljakul tagasi olla. Ükskõik, kas ma võitsin või kaotasin, see oli nagu puhas rõõm. Ja siis Eestis oli, üks oli veel, Tallinna see Junior Open, 3. kategooria, seal, kus ma sain veerandfinaali. Vot, see oli hea turniir, seal ma mängisin päris okeilt. Aga need viimased 2 turniiri ei ole väga õnnestunud, aga no mis seal ikka? Kas sa nüüd viimased turniirid ei mänginud Sofiaga mitte paari? Ma mängisin, eelviimane turniir oli Saksamaal, mängisin temaga paari. Et kas te hetkel siis temaga koos hetkel reisite või olete sellise ühise kalendri pealt paika? Meil lihtsalt juhtus niimoodi, et me mõlemad plaanisime minna samale turniirile.
Eesti Aga ma saan aru, et nad vist mängivad Estikatel vist koos paari. Jaa, Et nad plaanis on leppisid küll. seda ka, et jah, kui plaanis. keegi mingit rangluudera Jah, nad pidid Alex Mändmaga ka paari segapaari mängima, aga poiss otsustas rangluu murda, eks ju, et siin nagu... Ja segapaar jääb sära. Ja segapaar jääb ära. Ja ega me ka ei taha, et ta kõikidel osaleb, vaata, see on ikkagi, kui tal selja pärast tuli tagasi, siis hakkas kohe kõht valutama, kui kõhuvalu sai üle, siis hakkas õlg valutama, et see tähendab seda, et kui sa ikkagi selleks pingutuseks täis valmis, eks ju, siis sa teedki ennast katki. Aga Eesti meistrivõistlused, on see sinu senise aasta tipphetk, mida sa ootad? Ei tea. Selles mõttes praegu ma olen väga elevil. Ausalt, ma räigelt ootan Estikaid, ma juba tahan mängida, sest et ongi, peaaegu kõik mängivad siin Eestis ja saab häid mänge ja ma ootangi seda ja saan näha, kuidas mu enda tase on hetkel nüüd, kui ma siin nädal aega siin üritan räigelt pingutada, ennast vormi saada. Ma ei tea, mis ma selle nädal aega küll suudan nagu ette võtta, aga eriti kui mul treenerid ka ei ole. Aga lihtsalt ma lähen väljakule ja naudin. Nagu ma enne ütlesin, ma ei lähe seda tiitlit nüüd otseselt nagu kaitsma. Aga tiitlikaitsjana saad sa esimese paigutuse? Ei saa? Ei, kindlasti ei saa, sellepärast ma lõõgin on ju, see on ju rankingu järgi ikka ja üldse ei tea, mis tal siin... Ma ei tea, mis minu ranking on. Tegelikult ei ole üldse mingit vahet, sellepärast, et ma saan Tšeklistol pole rankingut ja Lotal pole rankingut, et sa võid esimese ringis kohe juba põhimõtteliselt nagu finaali ära mängida. Et see on nagu... Mailenil ka ei ole, on ju? Ei, Mailenil on. Mailenil on, tal on asja ITF ranking ja Mailenil on ikka kõrge. Et sa kunagi sa ei tea ja tegelikult ei ole seal vahet ju, kui sa tahad võita, sa pead kõiki võitma, nii et kas esimeses ringis või viimases. Tegelikult sa pead ainult ühte vastast võitma. Sellel päeval, jah. Ja järgmine päev on uus mäng. No nagu ikka, jah. Hetkel VTA adetabeli kohta sul vist enne seda reeglite muudatus ka käes ei olnud, eks? Ei olnud, jah. Üks punkt ei puudu mul. Kuidas nüüd augustist lähevad see punktisüsteem uuesti endiseks? Kas need vanad punktid jäävad alles? Oled sa lähedal sellele VTA edetabeli kohale või mitte? Me ei usu, kuigi ma arvan, et ema meil teab kõik asju Ema teab täpselt ütleme ausalt, meid tõesti ei huvita. Ausõna. Ma keskendun mängimisele. Ja mind ei ole kunagi need punktid huvitanud. Nii palju muidugi huvitab, et kas sa saad peale vaata. Ja see peale saamine on väga, ma ütlen veel kord, väga keeruline. Ehk sa võid ju lampi sõita kuskile, ma ei tea, Aafrikasse või kuskile Lõuna-Ameerikasse ja järsku õnnestub, on ju, aga sellistes normaalsetes riikides seal ikka konkurents on kõva ja seal peab pime juhus olema, kui sul rankingut ei ole ja sa saad näiteks kvalisse peale niimoodi, et aga kui sa hästi mängid, küll siis need punktid tulevad ka, jah, et ega see ranking ei mängi, nagu öeldakse. Kas see wildcardide saamine on puhas diplomaatia? Loevad seal rahvusvahelised suhted? Ikka loevad, ma arvan. Eesti teeb teine kellegi pärast tehakse teine vastu mingi selline teema. No ja me ei ole ühtegi wildcardi andnud ega võtnud, et kui Märten siin midagi tegi ja sai, eks ju, aga praegust nüüd ei tea, mis toimub, et ma ei oska nagu öelda tõesti, et selle peale me eriti ei looda. Et peale Estikaid kaugemale pole hetkel mõeldud? Nüüd tuleb Merko Open peale Estikaid. Pärnus, jah. Ja siis on Soomes on ka 2 naiste turniiri, aga seda ma veel ei tea. Jälle oleneb, kuidas mu keha vastu peab, kui kaua ma mängin Estikatel ja kuidas mul Merkol läheb. Ja seda ma ka eile kuulsin, kui ema ütles, et Hollandis on augustis 2 turniiri ja kuna seda õde läheb Amsterdami ülikooli, eks ju, siis et võib-olla lähevad siis aitavad Meribelil seda elukest seal sättida ja võib-olla Katu proovib siis 2 naiste turniiril mängida, et see on see, et kui sa mängid lapsi, vaata, siis sa pead mängima hästi pikad turniirid, loodad ikkagi vähemalt veerandfinaali, poolfinaali, eks saada, eks ju. Aga naisi siis võib-olla saab 1-2 mängu ja saad jälle puhata ja jälle taastuda ja natuke trenni teha, et me räägime, et me võtame igat päeva eraldi. Kui juba eesmärkide juurde jutt läks, siis Katriin, oskad sa selle aasta enda sihi või eesmärgi või suurima soovi sõnastada? Aasta lõpetada niimoodi, et ma olen täiesti terve igalt poolt. Ma ei tea, kas on palju tahta. Ma ei ole tegelikult mõelnud, ma tahaksin, ausalt öeldes ma tahaksin endale nüüd VTA rankingut saada lõpuks. Kui ma seda, tegelikult oli eesmärk eelmine aasta seda saada, aga mis seal ikka, üritame siis see aasta. Aga sellega võib-olla ongi ilus lõpetada, et
jutt nüüd päris 1,5-tunniseks ei veni, aga me võime pikalt siin ma alles sain jutuainet soojaks. teiseks osas ka, et võib-olla kohtume 5 aasta pärast uuesti samal teemal. No, täitsa võimalik. Ma soovin sulle ka edu siis. Ega sul ka töö kerge ei ole ju. Ei, Jah. raskemaks läheb. Aga aitäh, et tulite. Aitäh, et kutsusite. Jah. Ja tuletame veel kuulajate meelde, et küsimusi, soovitusi ja muid ettepanekuid saab saata meile tennis@delfi.ee. Täname ka head toetajad Tallinkit, kelleta see podcast poleks sündinud. Aitäh kuulamast! Tennise podcasti Matšpall toob teieni Tallink.